Poolteist tundi on nüüd aega üles leida see koht, kus kohast läheb buss järgmisesse kohta. Mul pole õrna aimugi, kuhu ma minema pean ja kus kohas see on. Bussis ma olen, aga kas see õigesse kohta läheb, selles ma endiselt ei ole kindel. Kuhu edasi? Kus kohas Flixbus minema peaks? Suht random. Leidsin selle B4C ülesse, aga ma näitan. Seal on see B4C siin aia taga. Aga minul telefonis, nagu ma mitu korda olen öelnud, on B6 Car Park. Kahtlane. Hilineb 19:55, peaks olema 45. No loodame, et jõuab ikka õigeks ajaks kohale. Otsime selle värava ülesse ja siis me teame, kuhu me minema peame. Minu värav on 5AB ehk siis tuleb minna siit kuskilt trepist alla. No ja seal olid ka mu väravad 5A, 5B. Ja nüüd ei ole muud, kui tuleb teha siin, mis see küll on, 18:16, poolteist tundi aega parajaks. Paar lisa väljakutset endale sinna reisile. Mul on üldiselt niimoodi, et kas on kõik või mitte midagi, mis tähendab seda, et kui ma joon kohvi, siis mul ei ole niimoodi, et ma võtan hommikul ühe kohvi ja siis on päevaks kohvi joodud. Et siis see näeb välja niimoodi, et ma võtan päevas 5-6 tassi musta kohvi kontoris ja vett loomulikult ei joo. Teine asi on energiajookid, nendega on täpselt samasugune lugu. Ei teagi, mis see nende juures on. Need ei maitse tegelikult hästi, aga ilmselt on see mingisugune rumal harjumus. Ja siis võib juhtuda, et jood päeval mitu tassi kohvi ja õhtul töölt koju sõidad, siis võtad veel Red Bulli ka ja siis mõtled, et miks sa õhtul ei maga. Ja siis on veel õlu. Sellega on täpselt samasugune lugu, et vahepeal aasta aega ei joonud tilkagi ja siis tegelikult ei olnud üldse keeruline. Aga see hakkabki niimoodi, et kõigepealt võtad saunas mõne õlle, siis järgmisel nädalavahetusel juba teed võib-olla 2 korda sauna. Ja siis sealt on nagu väga lühike maa selleni, et iga õhtu istud teleka ees, teed 2-3 õlut, olenemata sellest, et kas on nädala sees või nädalavahetus. Ja paraku on ikka niimoodi, et ma pean loobuma kõigest korraga, sellepärast, et ükskõik milline neist 3 viib ka ülejäänud 2 varem või hiljem tagasi. Ehk siis selle reisi ajal ma plaanin niimoodi, et ma ei joo tilkagi kohvi, kui siis ainult teed. Energiajooki ka ma ei joo. Ja õlle ja alkoholiga üleüldisemalt on niimoodi, et seal on tõsine oht, et kui ma seda viimast õlut siin Tallinna lennujaamas ei tee, siis saab sellest Euroopa pikim pubiralli ja on 45 päeva pluss miinus ühest kohvikust ja õhtul pubist teise.
Ehk ainuke lahendus ongi siin lennujaamas teha viimased kohvid, viimased energiajoogid, viimased õlled ja siis võib-olla esimesed nädal, võib-olla mõni päev peale on natukene keerulisem, aga kuna ma olen seda varem teinud, siis ma tean, et pärast läheb kergemaks. Ehk vaatame, mis sellest siis välja tuleb. Ja toob mulle. Ma ei taha midagi rääkida, et toob. In case of evacuation, give them a time to look at the emergency exit. No nii, kohal, kott on käes. Pariisi Orly lennujaamas. 1,5 tundi on nüüd aega üles leida see koht, kus kohast läheb buss järgmisesse kohta. Pole õrna aimugi, kuhu ma minema pean ja kus kohas saab. No nii, ma arvan, et ma vist leidsin selle bussi nüüd ülesse, aga endiselt ma ei ole üldse kindel, et see buss läheb õigesse kohta, sest see ainuke ühisnimetaja on lennujaama tablool, et see on Flixbussi transiit, aga samas pileti peal on mul mingi Car Park P6 ja noh, siin bussi peal ei ole seda kirjas, et see nagu sinna läheks, et no ma ei tea. Eks siis vaatame. Bussis ma olen, kas see õigesse kohta läheb, selles ma endiselt ei ole kindel. Ainuke ühine nimetaja on siin see, et siin on Flixbussi logo, noh, ühe selle peatuse peal, kus see transfer läbi sõidab. Aga nimed on täiesti valed. See parkla on 4C, kus on Flixbussi logo, aga pileti peal mul on P6 ja siin ei ole P6 siin lennujaamas. Õnneks on veel tund aega, aga kui see ei ole õige koht, siis ma ei tea, mis saab. Nii, see Court Orly peaks olema õige koht ja siin on see Flixbussi logo. Aga kus kohas meid maha pandi? On lihtsalt üks bussipeatus. Nii, aga kuhu edasi? Kus kohas Flixbuss minema peaks? Suht random. Leidsin selle P4C ülesse, aga ma näitan. Seal on see P4C siin aia taga. Aga minul telefonis, nagu ma mitu korda olen öelnud, on P6 Car Park. Kahtlane.
käisin siis hotellist küsimas, et mis värk on. Tema ka ei teadnud. Ei ole niisugust kohta nagu Parkla P6. Ja ainukene Flixbussi peatus, mida tema teab, on siin samas hotelli vastas. Selline teede vahel siin. Ütles, et seal, kus on need puuspingid, et istu seal ja oota. Või kui kahtled, siis küsi teiste käest, kes siin samamoodi ootavad. Et see Flixbussi buss tuleb ja siis korjab siit inimesi peale. Mina ootasin rohkem sellist Tallinna bussijaama stiilis asja, et sul on suured bussid, suured parklad, seisavad seal rivis, ooteplatvormid ja siis sa lähed õige bussi peale. Ja kui ma broneerisin seda Flixbussi, siis tegelikult seal valikus oli veel paar tükki. Aga kui ma need oleks valinud, siis ei tea, kus siis oleks olnud, sest see ei ole see peatus siin. No aga vaatame, 45 on aega ja kui tuleb, siis tuleb ja kui ei tule, siis ei tule, sellepärast, et ühtegi paremat plaani mul ei ole. Nii, siia bussipeatusesse on nüüd tekkinud natuke rohkem inimesi. Küsisin nende käest, et kas ma olen õiges kohas. Tundub, et see on ikkagi ainukene koht, olgugi, et sildid valetavad. Ja üks härrasmees vähemalt ütles, et ta läheb sama bussi peale. Nii et ju see siis on õige koht. Nüüd jääb üle 45 bussi oodata ja siis vaadata, mis edasi saab, sellepärast, et silte ei ole, graafikut ei ole. Ainuke asi, mis on selline bussipeatus ja peal on kirjas Flixbus. Jõudsin bussi peale, ka korralik seiklus. Hea on bussis inimestega juttu teha. Üks kohalik, bussijaamas juttu teha. Üks kohalik prantslane näitas mulle õige bussi kätte ja bussil pole mitte ühtegi Flixbussi logo. Aga igal juhul praegu siis hakkan seda videot töötlema ja homme 10:20 peaks kohale jõudma.